Tere, mina olen Margus Ots ja mina käisin Tartu Loodusmajas kohe mitmes ringis 1970. aastate lõpus ja 1980. aastatel. Kõigepealt algatuseks algkoolis lühikest aega botaanikaringis, seejärel põhikooli ajal mitu aastat entomoloogia ringis ja keskkooli ajal siis ornitoloogia ringis. Ja kõige eredamalt muidugi on meelde jäänud kõik retked erinevatesse kohtadesse üle Eesti. Küll käisime Sookurgi loendamas sügiseti Matsalus ja ka näiteks Meenikunna rabas. Külastasime Puhtu ornitoloogiajaama ja ka sügisel Kabli linnujaama. Just selline lindude käes hoidmine ja lähedalt tuttavaks saamine ilmselt oli see, mis andis kõige tugevama tõuke, et kogu oma elu siduda looduse ja lindudega. Eriti hea meel on selle üle, et ornitoloogia ringi juhendaja Heinrich Ferromann lasi meil noortel üpriski vabalt tegutseda, aga siiski jälgis, mida me teeme ja tema eestvedamisel ornitoloogia ringi õpilastega asutasime 1987. aastal Võrtsjärve põhjaotsa Vaiblasse linnurõngastusjaama. Ja see oli tõesti põnev aeg, kui seal telkidega pool suve koha peal olime ja siis elasime seal, püüdsime linde, õppisime loodust tundma. Need olid tõesti väga põnevad ajad. Ja minul on väga hea meel ka selle üle, et see linnujaam tegutseb tänase päevani ja nüüd on juba mitu põlvkonda noori linnuhuvilisi sealt läbi käinud ja uus põlvkond nüüd veab seda linnujaama ja järjest rohkem huvilisi käib seal tutvumas. Suur osa meie seltskonnast käib ikka siiamaani läbi ja kogu see just Vaibla linnujaama seltskond on tänase päevani suured sõbrad ja käime ikka kogu aeg koos, küll rõngastamas ja ka linde vaatlemas.